Tšau! Ma olen juba tükk aega hoogu võtnud, et seda videot teha. Tahtsin seda teha koos Siimuga, aga paistab, et me ei leia mitte ühtegi vaba ühist hetke praeguse kiire elutempo juures. Ehk siis ma mõtlesin, et ma kasutan ära seda vaba pool tundi, mis mul on tööpäeva ja trenni vahel ja siis teen selle video ära lõpuks. Ühesõnaga, ilmselt on lõpuks käes aeg öelda, et kuhu me siis elama oleme kolinud. Algselt me ei tahtnud seda öelda, sellepärast, et me tahtsime ikkagi olla kindlad, et me ise saame selle maja ära osta ja nii edasi, on ju, et parem karta kui kahetseda. Aga siis nüüdseks me ilusti juba elame nädal aega seal sees. Väga paljud pärnakad on väga hästi minu story'd järgi aru saanud, et tegelikult me kolisimegi täiesti teise Eesti otsa võrreldes Tallinnaga. Kolisime Pärnusse ja tegelikult isegi mitte Pärnusse, vaid Pärnust välja ühte armsasse külla mere äärde. Ostsime endale täitsa mereäärse maja. Kuidagi, miks üldse selline otsus, siis tegelikult seal on väga palju põhjuseid. Esiteks Siim sai endale turundusalase töö sinna ja ka jalgpallialase. Siis minu pere on seal lähemal, ehk siis Miia saab koos mu vennalastega kasvada ja neil on niimoodi koos tore. Ja tegelikult üldse mu pere on nii palju aastaid pidanud minust nii eemal elama ja praegu kõik on hästi rõõmsad, et me sinna kõik läksime ja on hästi abivalmid ja aitavad meid. Siis ühtlasi tuli minul natuke ka siuke koduigatsus, et tahtsin tagasi Pärnusse ja see rahu ja vaikus väga kutsus mind ja Siimu ka. Ehk siis tegelikult oli väga palju põhjuseid, miks minna. Ja nüüd me siis käisimegi tegelikult vaatamas mitut maja. Esimesena me läksime just seda meie konkreetset maja vaatama. Mõtlesime, et see on natuke Pärnust väljas, et aga okei, lähme käime siis vaatame moe pärast ära, et tõenäoliselt me sinna ei lähe. Käisime seal majas ära ja olime müüdud. Ei olnudki enam varianti, et me seda maja ei võta. Käisime kõikides teistes majades ka ja ei tekkinud seda tunnet. Ja kusjuures see oli talv, kui me esimesi kordi seal käisime ju ja see mereäärne kõik ei oleks pidanud üldse nii ahvatlev tunduma, aga kuidagi seal majas sees tekkis siuke hea vibe ja hea tunne. Ja kui lõpuks me Miiaga siin esimest korda läksime, siis ta oli siuke rõõmupall, jooksis ringi. Oli näha tõesti, et ta armastab seda maja ja tal meeldib seal olla. Ja tegelikult see on siiamaani niiviisi. Ühesõnaga, jah, meist said maakad. Kolisime armsasse mereäärsesse kalurikülla Liusse ja praegu me oleme küll väga elevil ja väga kuidagi niiviisi põnevus on sees ja rahu on hinges ja silmad ka säravad, nagu kõik meie sõbrad ütlevad. Maja tegelikult oli uus, keegi polnud seal varem elanud, aga nagu naabris parem saates osalejatele või võitjatele kohane, siis loomulikult oli vaja meil endal teha igasuguseid asju ja nii edasi. Praeguseks hetkeks oleme me tänu meie lähedastele hästi palju jõudnud ära teha ja ma olen tegelikult hästi aktiivselt ka igast materjali filminud ja pildistanud, et saaksin üks hetk teiega seda kõike jagada, et kui me mingid ruumid valmis saame. WC on meil täiesti valmis, vannituba on enam-vähem. Köök vaikselt valmib ja meie magamistuba on vist siis kõige rohkem. Aga see pole ka veel täitsa valmis, veel lambid on lakke panna ja pildid seina ja... Aga tegelikult juba sees oleme saanud elada nädal aega, mis on väga, ma ei oskagi öelda. Kuidagi need hommikud just, et kui hommikuti nii ilusad ilmad on ka olnud, hommikul ärkad selle peale üles, et ukse alt, magamistoas on pimendavad kardinad, ja siis kuidas ukse alt poeb see päikesevalgus tuppa, mis on üle terve maja täiesti vallutanud. Ehk siis mere pealt ilusti tõuseb see päike ja kõik see kuidagi ilusti peegeldab meile tuppa sisse ja selline hästi ilus ja mõnus ja annab igasse hommikusse hästi palju rõõmsat emotsiooni ja kuidagi hea alguspäevadele. Ja kui te mõtlete, et kuidas me siis niimoodi siukse suure elumuutuse tegime ja
siis kuidagi kõik asjad täpselt läksid niiviisi, nagu olekski pidanud nii olema. Ja kõige naljakam oli see veel, et mul G4 turundusjuht ütles, et issand Jaana, et vaata kui hea juhuste kokku sattumus, et te ostsite endale gaasiauto enne. Ja tegelikult ju ongi, sest ma reaalselt sõidan nii palju praegu Tallinna ja Pärnu vahet. Praegu ka öös, täna jõuan ka 11 läbi koju pärast trenni ja õnneks tänu sellele, et meil on gaasiauto, on see kõik oluliselt odavam, 2 või 3 korda odavam, kui see oleks bensiiniautoga või diisliautoga. Ühesõnaga jah, ja Siim sai ilusti endale töökohad seal ja Miiale leidsime lasteaia, kus talle väga meeldib ja mina sain ka enda töökohas kõik asjad ilusti ära räägitud ja mina jätkan vana koha peal. Ehk siis selles mõttes mõneti on nagu kõige vähem muutust mul, aga samas jäi ka kõige rohkem sõitmist. Vot siis. Selles mõttes on äge, et töökaaslased ikkagi ja ülemused soosisid seda, et ma saaksin ikkagi kolida ja saaksime perega sellise ägeda muutuse ette võtta. Mis ma siis veel räägin? Miiale väga meeldib, ei tundu, et tal otseselt nagu sellest elu muutusest stressi või midagi oleks, aga seda on küll, et ta on viimasel ajal rohkem haige, ilmselt sellepärast, et nii kiire on kogu aeg ja natuke ikka siuke segaduse otsas elamine on see sisustamine ja ehitamine. Kui ma praegu räägin sellest kõigest, siis mul tuli siuke uus hea positiivne energia sisse. Aga umbes täpselt 7 minutit tagasi, enne kui ma seda videot alustasin, ma olin täiesti läbi. Tegelikult ma ei ole mitte kunagi nii väsinud olnud kui praegu. Sest me reaalselt oleme selle mingi 3 nädalaga nii palju asju teinud ja samal ajal käinud tööl ja mina nüüd eelmine nädal jõudsin esimest korda uuesti trenni. Täna olen teist korda vahepeal ei jõudnud lihtsalt füüsiliselt. Ja Siim ju tegelikult käib ju nädalas mitu korda veel pärast tööpäeva trenne andmas ja siis ta käib veel poistega võistlustel, turniiridel ja asjadel ja siis eelmine nädalavahetus oligi nii, et laupäeval oli Siim poistega turniiril, mille nad ära võitsid ja mina käisin siis pühapäeval nende parimale sõbrannale veel Tartus baby showerit korraldamas, ehk siis mõlemad sõitsime erinevatel päevadel ja siis sel ajal, kui ühte meist kodus ei olnud, siis meie lähedased aitasid meil kööki paika panna. Aga ühesõnaga, jah, mis kolisime maale, kolisime mere äärde. Ma kujutan ette, kui lahe suvine paradiis meil seal hakkab olema. Juba kevadel, ma arvan, on väga mõnus. Ja me püüame nüüd ikkagi olla tublid ja ka nendel rasketel õhtudel ikkagi enda videod kokku monteerida, et teiega jagada, et kuidas me erinevad ruumid valmivad. Sest need ju valmivad tegelikult kiiremini isegi ja hullema elutempoga, kui naabris panema saates meil see oli. No ja Siim käib ju koolis ka veel lisaks oma kohale, töökohale ja võistlustele ja asjadele ja eks me niiviisi hullu paneme, aga thank God, et mul on nii lahe pere, kes tõesti emme aitab Miiat hoida ja aitas meil asju lahti pakkida, kui me esimesed kummutid olime ostnud, kuhu asju panna ja venna ja tädi poeg ja mõlemad vennad tegelikult ja issi ja kõik käivad abis ehitamas ja kõike tegemas, et kui meil neid ei oleks, siis meil oleks pooled asjad tegemata. Aga õnneks nad on meil. Ühesõnaga, ma praegu siis lõpetan, sest see video on hirmus pikaks juba läinud. Aga jah, ootame teid ikka siis jälgima meie tegemisi. Pange subscribe, siis te näete, kui me võtame ennast kokku ja lisame uue video. Ja näitame teile siis, kuidas ja mida me oma kodus teeme. Aga tšau praegu, ma lähen trenni.